Suvemiks jätkab siit stuudiost. Tere kuulama ja vaatama. Suvi on selles mõttes üks huvitav aeg. Üks festival ajab teist taga, üritused täpselt samamoodi. Ja üks alles nädalavahetusel toimus, üks suve suuremaid. See on ei miskit muud kui Viljandi folk. Ja tavaliselt jääb nendest üritustest hästi palju kõikvõimaliku rämpsu järgi. Te olete nüüd võtnud ette võrdlemisi tänuväärse missiooni selles näol, et te sellest rämpsust nii öelda teete hoopis midagi muud. Osa on siin laua peal, aga hakkame pihta. Kui palju nüüd siis Viljandi folgilt seda rämpsu tuli? Seda rämpsu tuli Viljandi folgilt üksjagu, et kui võib-olla natuke samm nagu tagasi teha, et enne folki, et Viljandi folgi inimesed tulid meie juurde, ütlesid, et aidake meil see plastijäätmeid koguda. Ja me ütlesid, et muidugi aitame. Ja et panime välja sellised väiksed installatsioonid ja mõtlesime, et lihtsalt nagu rämpsu kogumine on natukene igav, et nimetasime neid topsimuunduriteks. Ja sellised hea sõna, topsimuundur. Ja inimesed joovad joogi ära, panevad topsi sinna topsimuundurisse ja sellest topsimuundurist siis me kogume need topsid kokku ja teeme nendest lillekastid. Et see oli selline kokkulepe Viljandi folgi korraldajatega ja need lillekastid kingime me Viljandi linnale. Nii et kui nüüd hakkasime nagu arvutama, et ühe plastriks lillekasti tegemiseks kulub umbes 25 kilo materjali ja üks tops kaalub ainult 10-11 grammi, et siis neid topse läheb sinna üksjagu, aga et me saame sellise kena komplekti praegu Viljandi linnale kinkida, et umbes 12 lillekasti, et kokku me saime umbes 300 kilo topse kogutud Viljandi folgilt, aga kuna topsid on kerged, et siis võime arvestada, et iga Viljandi folgi külastaja pani topsimuundurisse ühe topsi. Umbes niimoodi tuleb välja, et kõik andsid oma panuse. Ja tulevad lillekastid ja lilled kindlasti sinna sisse ka. Aga see on nüüd konkreetselt juba ehitusmaterjal või milleks need kasutatakse? Tõesti, näib küll uskumatu, et see on ka vist topsidest. Millest see tehtud on kõik? See on tehtud täpselt nendest samadest topsidest, mis me Viljandi folgil kogusime, aga et võib-olla illustreerida veel, et millest see materjal tehtud on. Tegemist on 100% taaskasutatud materjaliga ja ta on polümeerne materjal, aga mul on väiksed sellised toormenäidised on kaasas, mida ma hakkaks vaikselt võib-olla laua peale panema, et inimesed... Mida paratamatult majapidamistes ikkagi tekib, isegi seal, kus leiba võib-olla ise küpsetatakse ja kõik koha peal ära ka tarvitatakse, aga... Siin on, näiteks on leiburi leivapakend, siin on mingisugune jänesetoidupakend, siin on tavaline tops, nagu näiteks me Viljandi folgil kogusime. Siin on teatud asjade puhastamise pakend, siis on, mida veel, näiteks singipakend ja ühesõnaga kilekotte ja selliseid võiksid nagu lõputult võiks välja võtta. Kõik, mis on nagu koodnimetusega plastikpakend, on see, millest me siis valmistame siis sellist materjali. Ja see omakorda, kus koha peal see kasutamist leiab? See leiab kasutamist erinevates kohtades. Siin on meil näiteks on terrassilaua näidis. Siin on post, seda ehitatakse sellest aedu. Kasutatakse näiteks aluskonstruktsioonina terrasside ehitamisel. Samuti on see iidane ega mädane. See iidane ega mädane, ta ima niiskust ja tal on selles mõttes, me andsime talle 26 aastat garantiid. Et tavaliselt antakse 25 aastat, me mõtlesime, et anname 26. Et kuigi teadlased ütlevad, et polümeerne materjal looduses hävineb, kui isegi tavaline kilekott on 1000 aastat, öeldakse, et kuni 1000 aastat, et siis selline monoliitne massiivne plastikmaterjal, et ta tõepoolest, ta lihtsalt ei kao mitte kuhugi. Aga positiivne on lihtsalt see, et me oleme sellest, nii-öelda paljud inimesed nimetavad seda sodiks, aga et me oleme sellest sodist suutnud teha midagi, mida saab kasutada aastakümneid ja siis uuesti ümber töödelda. Et ta on nagu selline topsile anname igavese ringluse oma tootena. Praktiliselt küll, aga ja kus koha peal see tootmine on? Vähemalt kuskil kuulsin, et Järvamaal. Ja, me oleme Järvamaa ettevõte, me asume Mäos
seal on selline koht nagu Sämmi grill ja Sämmi grilli taga on meie tehas, seal töötab 35 toredat Järvamaa inimest ja kes siis iga päev pingutavad selle nimel, et Eesti natuke puhtamaks saaks. Kõikidest nendest Eestis kogutud plastijäätmetest meie siis valmistame sellist materjali. Kas kõige keerulisem, tähendab, see on nüüd esimene mõte, mis pähe tuleb kogu selle protsessi juures, kõige raskem on see plast kuskilt kodudest kätte saada või ära sorteerida. Sellepärast, et ega vist eriti palju, no kodudes, hea küll alustatakse mingisuguse kampaania, korjame kokku, eraldame ära, aga lõpuks läheb see ikka riburada pidi ümber, kõik läheb ühte kotti ja sealt kätte saada vist ilmselt raske. Jah, et eks ta hakkab ikkagi kodudest hakkab pihta, et kui inimesed sorteerivad, panevad neid eraldi ja siis need jäätmed liiguvad pakendikonteineritesse, siis on lootus, et see materjal jõuab ühel hetkel ka meieni ja me saame sellest midagi väärtuslikku saame teha. Kui ta läheb muu üldprügi sisse, siis Eestis on asi väga lihtne, et kõik põletatakse lihtsalt ära. Et me usume, et põletamine ei ole võib-olla kõige õigem tegevus, kui materjali saaks aastakümneid kasutada ja me näeme, et Euroopa Liit mõtleb ka samamoodi, et sellist materjali tuleks järjest rohkem ikkagi uuesti taaskasutusse võtta ja nii me siis pingutamegi, et näidata seda suunda, et me ei ole küll selle probleemi tekitajad, aga me üritame olla osa lahendusest. No eks ole ka tegelikult ju mugavustootmine kõik, võiks ju mingisugusest muust materjalist kõiki neid kotti teha, kuna need on väga mugav teha ja tööstus ja teisest küljest odav ka. Aga tänuväärne tegevus, et te olete leidnud kõigele selle uue rakenduse ja seda enam veel, ma kujutan ette, need lauad, kui kallis see kõik on, mida te teete? No seda peab tunnistama, et kui me võrdleme nüüd puiduga, mis on kõige tavalisem võrdlus, siis see tootmisprotsess on kardinaalselt erinev. No seda muidugi. Kõigepealt on toorme ettevalmistamine ja siis on nende profiile toodame siis sellise liini peal, kus ta pidevas protsessis tuleb siis tootmisliinilt välja, siis lõigatakse siis sobivas pikkusesse. Et siin me kahjuks võib-olla selle puidu tootmise efektiivsusega ei võistle. Aga võib-olla polegi vaja, sellepärast jätame puu kasvama ja teeme sellest kotist uue selle laua ja mis ei idane ega mädane on sisuliselt igavene. Absoluutselt, et me mõtleme ka nii, et seda enam, et siis ei ole vaja jäätmeid ära põletada, vaid saab neid jätkusuutlikult kasutusele võtta. Üks selline võib-olla huvitavam projekt, mis me eelmine aasta läbi viisime, oli just sellisest punnlaudmaterjalist. Me tootsime Tartu maanteele müratõkke seinad ja nende üldpikkus on 2 kilomeetrit ja kõrgus 3–3,5 meetrit ja sinna me suutsime siis 30 prügiveo autokoormatäit, sellist plastikprügi suutsime uuesti paika panna. Ja et sõidate sealt mööda, kallis rahvas, pange tähele ja mõelge selle peale, millest see kõik tehtud on. Suur tänu!